Täna teist päeva toimus Tallinnas Solarise keskuse juures HIV kiirtesti tegemine. Eilse päevaga jõuti testida 184 inimest, kellest 6 lahkusid valgest telgist halbade uudistega. Tänased tulemused näitasid aga, et juurde tuli 15 nakatunut. Eesti on HIV-positiivsuse viiruse leviku poolest esimene kogu Euroopas. Tegelikult on HIV-i levik Eestis isegi kiirem kui Venemaal ja Ukrainas. Täna on Eestis üle 7800 HIV-i viiruse kandjat, kes on nakatunud kas sugulisel teel või läbi süstlanõela. Eile kiirtesti tegemas käinud 184 inimesest selgus 6 nakatunut, 4 pärit Venemaalt, 2 Eestist. Mismoodi nad selle uudise vastu võtsid? No, minu juures siit 2 tükki said, aga üks paistis niimoodi, et oli juba teadlik. Ja teine kahtlustas ka, et võib-olla. Nii et nad ei olnud eriti hirmul. Aga ütlesid nad ka, et mismoodi nad võisid selle saada? Sugulisel teel. Mõlemad oli 2 noort näidu. Üks oli Tallinnast ja teine oli Sankt-Peterburist. On see suur arv? No muidugi on suur arv. Et meie andmetel prognoositav number on selline, et iga päev saab üks inimene Eestis vähemalt HIV-viiruse kandjaks. Kuna see testimine siin on anonüümne ja keegi ei taha näidata oma testi ega selle tulemust, siis teen ka sel aastal selle testi siin ise, et näidata teile, mismoodi see käib. Kõigepealt peab vastama mõningatele küsimustele, kuna HIV-i peiteaeg on umbes 3 kuud. Seejärel võetakse peene nõelaga sõrme otsast tilk verd, millest tehakse väike kokteil, mis omakorda valatakse testerile. Minut 2 ja valmis. Ja nii lihtne ta ongi, kui see üks täpp on, see näitab, et ta on korras, ta töötab 100% ja see on negatiivne vastus. See on positiivne, eks? Kui vastus on negatiivne? Jah, aga näete, siin kõrval on see meie oma 2 tükki, see on positiivne. Peale tänast saab HIV-i kiirtesti teha iga päev Tallinnas aadressil Mardi tänav 3. Pastakas ja võtmehõidega.